Nii, tundub, et lindistab. Tere, ilusat pühapäeva kõigile, minul on laupäeva õhtu ja Liisal on kiire ja siis ma teen ühe koolituse või siis infopäeva jällegi ise. Mul on väga hea meel, et te nüüd kõik ilusti siia olete jõudnud või siis kes jõuab, jõuab hiljem. Ja kuna mul homme on tegemist, siis ma tähtsad asjad tegin juba nüüd täna ära. Ja minu jaoks on see nagu suurepärane võimalus, mille eest ma teid kõiki tänan, sest ma saan hästi harjutada selliseid asju tegema, millest mulle on kindlasti tulevikus väga palju kasu. Ja tuli mõte, mul oli tegelikult ammu juba selline mõte, aga et ma nüüd teen ühe sellise, juhin tähelepanu sellisele asjale, millest ma usun, et tänases Eesti ühiskonnas vähemalt 98% inimestest oleks see nagu eluliselt väga, väga kasulik info või see oluliselt teeb inimestel nagu elu kergemaks, et ma olen sinna ise kuidagi jõudnud pikapeale ja siis mis ma nüüd sisuliselt joonistan teile või joonistasin, et see sündis niimoodi, et ma olin Kabulis tööl ja üks tuttav küsis, tuli nagu jutuks ja kusjuures prospektimise käigus eelmise ettevõttega. Ja siis tal oli üks mure ja siis ma leidsin talle, et ma lahendan selle mure ja ma joonistasin talle ühe pildi. Ja nüüd ma joonistasin selle teile ka ja ma loodan, et kõigil on sellest väga palju abi. Ja siis ma katsetan, et nagu heli äkki on nüüd parem, et see kõrvaklappidest mitte ei ole, nagu eelmine kord vähe kehvasti kuulda. Nagu pealkiri ütleb, et teadmatus on tegelikult hea. Et kas see küsimärk nüüd panna või mitte, see on igaühe enda asi, aga üks, mis on kindel, on see, et teadmatus põhjustab hästi palju spekulatsioone, inimesed hakkavad mõtlema, kui nad täpselt ei tea, siis nad hakkavad nagu välja mõtlema ja üritavad kõike välja mõelda, aga reaalsus on see, et ükstapuha, kui palju sa ei mõtle, on igal juhul see väljamõeldis. Küsimus on lihtsalt selles, et kui palju on niisugust üldist teavet asjadest, et võimalikult intelligentne spekulatsioon välja mõelda, ehk siis võib-olla järeldus. Aga ikkagi mingisugune protsent jääb alati alles sellest, et see ikkagi päris tõsi ei ole. Ja mis siis juhtub, kui inimesed spekuleerivad ja väljamõeldiste pealt nagu elavad, reageerivad ja muid asju teevad, et see piirab võimet nii ennast väljendada kui ka teisi mõista. Et kui ma ise endale ei anna aru, mida ma ise täpselt tean ja kas ma nüüd spekuleerin, kui ma päriselt tean, siis ma ei saa tegelikult päris täpselt ikkagi selgitada või siis ma ei suuda ennast ikkagi päris täpselt väljendada. Ja ammugi siis, kui ma nüüd ei kuula ilusti teisi, siis ma kindlasti ei suuda neid nagu lõpuni mõista, nendest aru saada ja ma teen mingid järeldused, teen spekulatsiooni alusel tegelikult ja ma ei saa neid mõista. Nii, siis inimsuhetes on see paha ja see on ka paha meie kallis ettevõtluses. Ja siis ongi nüüd see, et teadlikkuse põhjal vajaduse rahuldamine nii network marketingis, NVM kui igapäevaelus, et see on nüüd see, et loodetavasti nüüd tänane asi annab teile annab teile oskused siis teadlikult neid asju teha, et nii igapäevaelus kui ka siis äris ja loodetavasti see siis tõstab kõvasti teie suhte kvaliteeti ja elukvaliteeti ja aitab nagu kaasa ka selles sihile jõudmises. Nii, nupp ei tööta. Vajutan uuesti. Ikka ei tööta. Kuidas ma saan? Nii, niimoodi. Et ärge nüüd sellesse pildisse kohe kõike üritage kõigest aru saama hakata, ma võtan jupi kaupa lahti ülevalt alla. Et sisuliselt on see selline graafik. Alumine joon on lihtsalt alumine joon. Keskmine joon on, mis nagu poolitab ja keskmise joone kohal see pisikene 0, selle kohal on kirjas teadmatus ja siis see 0 ongi see teadmatus. Ja iga ajahetk, kui me arvame või kui meil tekib nagu, kui me ei tea, siis see käivitab teatud reaktsioonid, see käivitab mõtte, see käivitab erinevad mõtted, on ju, ja tihtilugu siis saab nagu mõtted jagada negatiivseteks mõteteks ja positiivseteks mõteteks. Ehk siis miinusmõte ja plussmõte. Nüüd, kuna meie ühiskond on laias laastus nii negatiivne, siis tihtilugu peetakse kahtlustamist, kartmist, nagu skepsist ja asjad peetakse nagu normaalseks. Nii, aga nüüd, kui keegi mõtleb nagu hästi, keegi mõtleb, et tegelikult mul võib isegi hästi minna, tegelikult ma võib-olla ikkagi saan hakkama, tegelikult ma, et nagu kui inimene mõtleb sinna positiivses suunas, siis seda millegipärast kutsutakse enesepettuseks. Ja siis ma joonistasingi lihtsalt selle, et seal need noolekesed, et näitavad, et nüüd, kui ma kaldun sinna negatiivsete mõtete poole, siis see justkui oleks ühiskonna silmis normaalne. Mõni isegi nimetab seda ratsionaalseks mureks. Aga kui ma nüüd kaldun positiivsete mõtete poole, ise leiutan, et siis seda arvatakse, et oi, tule ära peta ennast, tule nüüd maa peale. Et tegelikult ongi, et ainus, mida me antud hetkel teame, on see, et me ei tea mitte midagi. Ehk siis me teame, et me ei tea. Ja see on tegelikult jumalast hea, et me teame, et me ei tea, kuna nüüd me saame alles hakata seda asja nagu juppideks võtma. Ehk et nii negatiivne, ütleme siis nii kahtlus kui ka positiivne osa, et nad tegelikult ei ole ei normaalne ega enesepettus.
vaid nad mõlemad on täpselt üks ja sama asi, nad mõlemad on spekulatsioon. Lihtsalt selle vahega, et üks on negatiivne spekulatsioon ja teine on positiivne spekulatsioon. Nii, nüüd mõlemad tekitavad emotsiooni. Miks nad tekitavad emotsiooni? Sellepärast, et mõte tekitab emotsiooni. Et kui inimene nüüd midagi mõtleb, kui see on hea mõte, siis tal tuleb hea tuju, kui see on halb mõte, siis tal tuleb halb tuju. Et seal on nüüd see küsimus, et inimesel on valikuvõimalus. Et kas nüüd inimene mõtleb ühel ajahetkel positiivselt või negatiivselt. Et korraga kahte asja inimene mõelda ei saa. Inimene saab mõelda korraga ainult ühte mõtet. Mõni võib väita, oi, et ma saan küll mitut mõtet mõelda, aga proovi, sa ei saa mõelda korraga mitut mõtet, sa saad neid korda mööda mõelda. Et kes tahab, võib praegu proovida, kes tahab, võib kunagi hiljem proovida. Aga kindel on see, et see on võimatu. Nii, nüüd kuna meil on nüüd valik, et me nüüd mõtleme, siis meil ongi valik, kas me mõtleme mõtteid, mis tekitavad meile negatiivse emotsiooni või mõtteid, mis tekitavad positiivse emotsiooni. Nüüd nende vahe on see, et mõlemate käigus tekib mingisugune energia. Nii, või siis mitte ei teki, vaid see on energiaga seotud. Niimoodi, et kui sul on liiga palju negatiivseid emotsioone, siis see tühjendab inimest, see võtab energiat ära. Võid ju proovida, mõtle igast sitta kokku endale, vabandust väljenduse eest, aga mõtle igast mingit jama kokku ja siis tunned, kuidas sa niimoodi tühjaks lähed energiast. Või siis vastupidi, kui sa nüüd mõtled positiivseid mõtteid, sa mõtled, ma saan hakkama, et ei ole hullu, et ikka juhtub ja igast muud siuksed asjad on ju, et siis sa tegelikult saad energiat, sul on lihtsam endal. Nii, ja siis sealt tekibki see hetk, et kui nüüd oleneb kummad mõtted nagu domineerivad, ükstapuha mingit asja tehes. Mingist teadmatuse, ütleme sellest teadmatuse hetkest, sõltub, millised mõtted sa lased endal domineerida. Nüüd juhtubki see, et kas sa muutud jõuetuks või sa muutud energiliseks. Ja nüüd ongi, et kas sa saad need asjad tehtud või sa ei saa neid asju tehtud, ehk siis, et see konkreetne näide selle tuttavaga oligi see, et tal oli vaja kaitsta üks mingisugune tähtis asi kuskil, ma ei tea, kas mingi koolivärk või midagi, õppis, tal oli mingi hullult õppida, onju. Ja siis ta kogu aeg mõtles selle peale, et seda on nii palju, seda on nii palju, ma ei tea, kuidas ma jõuan, siis vahtis vahepeal kella, et ma ei tea, mul on ainult kuu aega, ma pean mustmiljon asja tegema. Ja siis oligi see sama asi, et see aeg, kui inimene nüüd lubab endal neid negatiivseid mõtteid mõelda, sellel ajal ta ei ole suuteline neid positiivseid mõtlema, mis omakorda võtab talt kogu selle energia ära ja see võtab ka kogu selle aja ära, millega ta suudaks nüüd seda asja teha, et sihile jõuda. Ja seal ongi see asi, et kui sa nüüd käiad mingit negatiivset jama või spekuleerid lihtsalt, et äkki ikka ei lähe hästi, siis tegelikult see ainult tõukab sellele tagant, et sa ei saagi neid asju tehtud. Ja kui sa teistpidi jällegi motiveerid ennast, sa ei tapa ennast mingi jamaga, siis sa lõpuks tegelikult tänu sellele saad asjad tehtud. Nii, nüüd, kuidas me saaksime seda kõike nüüd rakendada? Et me saame seda kõike igapäevaelus rakendada väga edukalt. Loodan, et te vaatate seda uuesti, sest et see võib-olla mõnel ajal juhtme kokku, aga